Tervitused. Ma mäletan nii hästi, kui kuulsin neuroteadlast doktor Caroline Leafi ütlemas, et tavakristlane ei muutu 5 aasta jooksul. Mulle oli see suht šokeeriv. Samas, kui vaadata Kristuse ihu, siis näeme tõepoolest, et suurem osa kristlastest jääb oma elu jooksul suht samasse paika, kuhu maani ta arenes peale päästele tulekut. Kas siis piiblikoolid läbides või muud kursused ning seejärel jääb ta suht stabiilselt samale tasandile tiksuma. Ta käib küll kirikus ja palvekoosolekutel, kuuleb võitud sõnumeid, kuid enam ta end aktiivselt ei arenda. Ta ei otsi enam Jumalat kogu oma südamega. Tavakristlane on oma vaimse arengu osas pigem passiivne kui agressiivne. Miks on see nii? Ma usun, et suures osas on puudu ka motivatsioon ja õpetus. Me hüüame küll ahastuses oma probleemide alt Jumala poole, kuid kui Jumal liiguks vastavalt meie probleemidele, siis oleks kõigi probleemid ammu lahendatud. Ehk on sulle samuti šokeeriv kuulda seda, et tavakristlane jääb suht stabiilselt tiksuma elu lõpuni. Ta ei vii eales täide seda kutset, mille jaoks Jumal ta sellesse maailma läkitas. Ta tegelikult ei mõistagi võib-olla elu lõpuni, miks ta siin maa peal üldse on. Ta üritab end elada püha elu Jumalale selle pimeda maailma keskel, vahel isegi arvates, et see ongi, mida Jumal temalt ootab. Üritada kuidagi Jeesuse kuue sabas rippuda, kuni ta tagasi tuleb. Ta on ehk üritanud viia täide seda Jumala igatsust ja unistust, mis tal noorena südames oli, kuid siis tuli nii-öelda elu peale ja kõik see jäi sinna paika. Tavakristlane üritab venitada puhast ja püha elu elades selle hetkeni, kui Jeesus tagasi tuleb ja lõpetab tema maised piinad ja raskused. Ja see ongi paljude kristlaste eesmärk, et kui Jeesus vaid kiiremini tagasi tuleks, mitte mingit tuld, mitte mingit elusädet, mitte ühtegi imet. Jumal ei loonud meid selliselt elama. Tegelikult ei saa seda isegi eluks nimetada, see on vaid vindumine. Millises kohas oled sina oma suhtes ja liikumises ühes Jumalaga? Palu, et ta näitab sulle seda. Olgem ausad enda ja Jumala ees. Mulle tohutult meeldib üks piibli lugu mehest, kes lausa jõulise julgusega Jumala ette läks ja temalt õnnistuse välja nõudis. Mitte, et Jumal oleks kitsi olnud, aga ma usun, et see ajalooline tunnistus on piiblisse jäädvustatud just selleks, et demonstreerida meile osadust, mida meie Jumal oma looduga otsib, julget, puhtsüdamlikku, avameelset ja samas austavat suhet. Jaakob 1. Moosese 32. peatükis teatas Jumalale, ma ei lase sul minna enne, kui sa kuulutad õnnistuse minu üle. Jaakob oli mees, keda ta äi Laabane oli kurjasti petnud. Me teame seda lugu. Ühel hetkel otsustas mees, et kõigel on piir. Ta võttis oma 2 naist, kõik lapsed ning kogu oma hiiglasliku varanduse, mille ta Jumalalt saadud tarkuse ja juhtimise abil soetanud oli ning lahkus oma äiamajast, usaldades, et Jumal ise on talle teejuhiks. Kui ta oli teel, sai Jaakob teate, et tema vend, keda tema ise oli jõhkralt tüssanud ning röövinud temalt tema esmasünni õigused, kui ka tollal tõesti kõrge lause ees oleva isa õnnistuse. Ja tema vend liikus nüüd tema suunas 400 sõjamehega. Jaakobit haaras hirm ja ta hüüdis Jumala poole, et too päästaks ta Eesavi käest. Jaakob oli kindel, et Eesavit motiveeris kättemaksuhimu.
leevendamaks Eesavi aastaid kuhjunud viha, mis tegelikult eksisteeris ainult Jaakobi enda ettekujutuses, otsustas Jaakob lähetada enda eel hulganisti kingitusi. Ta saatis oma perekonnaga 2 osas peitu, lootes, et suudab vähemalt 1 osa sellest päästa. Ja me näeme esimese Moosese 32. peatükis, ja ma vaatan kohe, kus on, 24. salmis, mis jutustab meile. Jaakob jäi üksinda teistest maha ja üks mees maadles temaga kuni koidikuni. Ja kui see mees nägi, et ta ei saanud Jaakobi üle võimust, puudutas ta tema puusaliigest ning Jaakobi puusaliiges nihkus temaga maadeldes paigast. Paigast nihutatud puusaliiges. Sa võid ainult ette kujutada seda meeletut valu, mida Jaakob võis tunda. Siiski, vaatamata meeletule valule ei leevendanud Jaakob oma haaret mehest. Ja mees palus teda, lase mul minna, sest päev koidab. Kuid Jaakob ütles, ma ei lase sul minna enne, kui sa kuulutad õnnistuse minu üle. Jaakob ei andnud alla, vaatamata sellele tohutule piinale, mida ta tundis, sellepärast et ta puusaliiges oli paigast nihutatud. Hoidis ta mehest kinni, kuni ta sai selle, mida ta küsis. Ja salm 29 ütleb, ja selles paigas kuulutas Jumala ingel õnnistuse Jaakobi üle. Selles paigas kuulutas ingel õnnistuse Jaakobi üle. Kuid enne õnnistuse andmist sellele järele andmatult peale käivale mehele esitas Jumala ingel Jaakobile küsimuse. Jumal teadis vastust sellele küsimusele, loomulikult, aga ta vajas avada Jaakobi silmad tõele. Ja me näeme salmis 27 piibli laiendatud tõlkes, mis ütleb, see mees küsis temalt, mis on sinu nimi? See on väga huvitav kirjakoht. Mis on sinu nimi? Ja piibli laiendatud tõlge ütleb selles kohas, ja olles vapustatud ilmutusest, ütles ta sosinal, Jaakob, kavaldaja, sepitseja, tüssaja, petis. Ingel küsis Jaakobilt, mis on sinu nimi? Ja Jaakob sai sel hetkel ilmutuse sellest, mis tema nimi oli. Ja ta ütles sosinal, mu nimi on Jaakob, kavaldaja, sepitseja, tüssaja, petis. Vau! Siin on tohutu võti peidus meie jaoks. Äkitselt mõistis Jaakob, kuidas nimi, millega teda kutsuti, oli kogu ta elu mõjutanud. Ta oli vapustatud ja sügavalt alandlik. Me võime ette kujutada, kuidas ühe hetkega jooksis tema minevik ta silme eest läbi. Ta vanemad, kõik ta sõbrad, tuttavad ja pere olid sünnist saati teda nimetanud kavaldajaks, sepitsejaks, tüssajaks ning petiseks ja külvanud need sõnaseemned tema südamesse ja kujundanud nende läbi tema tulevikku. Ta oli muutunud oma nime vääriliseks. Selge on see, et Jumal ei saa kuulutada õnnistust ei kavaldaja, ega sepitseja, ega tüssaja, ega petise üle. See oleks tema iseloomuga vastuolus. Kuid Jaakob ei jätnud järgi, ta nõudis õnnistust. Mida pidi Jumal tegema selleks, et Jaakobile õnnistuse anda? Ta muutis Jaakobi nime. Jumala õnnistuse pärimiseks tuleb meil muuta seda, kuidas meie ennast näeme ja nimetame.
Ja salm 28 ikka piibli laiendatud tõlkest ütleb, ja ta ütles, sinu nimi ei ole enam Jaakob, petis, vaid Iisrael, Jumalaga maadleja, sest sa oled maadelnud ja omad väge Jumala juures ja inimeste juures ja sa oled võitu saanud. Nimi Iisrael tähendab Jumalaga maadleja. See on Iisraeli tähendus. See, kes on maadelnud Jumalaga ja omab väge Jumala ja inimeste juures ning on võitu saanud. Laul 135:4 ütleb, Jumal on valinud Iisraeli oma eriliseks omandiks ja aardeks. Kui me vahetame välja sõna Iisrael, selle tõelise tähendusega, mis on sõna Iisraeli taga, siis me võime lugeda selle kirja koha järgmiselt, siis laul 135:4. Ja me saame lugeda seda nõnda. Jumal on valinud oma eriliseks omandiks ja aardeks need, kes temaga maadlevad, selleks, et saavutada õnnistuse. Jumal on valinud oma eriliseks omandiks ja aardeks need, kes temaga maadlevad, selleks, et saavutada õnnistuse. Mõtle sellele. Jumal austab, eriliselt väärtustab ja rõõmustab nende üle, kes maadlevad temaga. Ja selle maadlemine ei tähenda muidugi seda, et sa ütled, et Jumal, anna mulle see ja Jumal ütleb, ei anna. Sina jälle ütled, Jumal, anna mulle see ja see ning tema omakorda, vot ei anna. Ja siis muudame taktikat ja nutame Jumala ees ja halame ja ootame, et ehk ta siis ikka täidab oma tõotuse, kui me eriti haledad välja näeme. See oleks ajuvaba. Need nii-öelda maadlevad Jumalaga, kes otsustavad usaldada tema sõnaga siis, kui kõik nende ümber püüab väita, et see tõotus ei täitu. Me ei maadle Jumalaga, sest me ei tunne teda. Me arvame, et kui me paari palve järel ei saa seda, mida küsisime, siis kas Jumal ei soovi meile seda anda või siis Jumala tõotused ei ole tegelikult tõelised ja ei tööta. Ja siis me läheme välja ning üritame ise saavutada seda, mida me soovime. Meil ei ole kannatust ega järjepidevust, et oodata ära Jumala tõotuste täitumine. Kuid kogu inimkonna ajaloo vältel on olnud neid julgeid mehi ja naisi, kes on seisnud usus, kuni nad saavutavad selle, mida nad on otsustanud Jumalalt uskuda, vastavalt tema sõna tõotustele. Kahjuks on alati märkimisväärselt suurem hulk neid, kes ei söanda uskuda ega usaldada Jumala sõna. Jäädes seega ilma õnnistustest, mis on tegelikult juba nende nimele kirjutatud. Ja oma uskumatuse kaudu on nad sageli ka eriti abivalmid maha kiskuma teiste veel välja kujunemata usku, röövides samuti neilt Jumala tõotused. Liiga sageli anname alla enne, kui Jumal jõuab meile üldse selgitada, miks mõne meie igatsuse või tõotuse täitumine viibib, miks ei suuda me saavutada ja täide viia neid unistusi, mis Jumal ise meie südamesse pannud on. Sageli, kui hakkame ühes Jumalaga edasi liikuma, astub hingevaenlane mingi sellise takistusega meie ette, et me kangestume. Me vaatame seda takistust ja otsustame, et edasiminek on siiski võimatu. Ma jään parem sellesse paika, kus olin. Seal pole mul vähemalt hingevaenlasega mingisugust sõdimist. Ja me lubamegi hingevaenlasel Jumala unistuse me südamest röövida. Me elame tavalist, igavat, kuid puhast elu ja mandume.
Jumal annab meile Jaakobi loos võtmed edasiliikumiseks. Meil tuleb seista vastu nendele piirangutele, mis hingevaenlane ja see ümbritsev maailm üritavad meile peale suruda selleks, et meid tagasi sellesse kasti sulgeda, kus me olime. Need piirangud ei kuku meie elude pealt tahtejõu abil ära. Meil tuleb õppida tundma vaimumaailma seaduseid ning relvi, mis Jumal meile andnud on selleks, et murda läbi. Ja ühed neist relvadest on järjepidevus ning allaandmatus. Meil tuleb muutuda. Meie mõtted, sõnad, teod ja see, kuidas me ennast näeme ja kuidas me ennast nimetame, peab saama asendatud sellega, mida ütleb Jumala sõna. Me ei võta eales vastu Jumala tõotusid sellel tasandil, kus me hetkel oleme või sel hetkel, kui Jumal annab meile need tõotused või need unistused. See on see koht, kus meil tuleb hakata kasvama ja arenema ja muutuma selleks, et saada need tõotused kätte, selleks, et elada nendes imedes, mis Jumal meie elude jaoks valmis on pannud. Piibel ütleb, et nii nagu inimene oma südames mõtleb, selline ta on. Mida sa oma südame salajastes oppides enda kohta mõtled? Mida sa Jumala kohta usud? Kas sa usud, et ta on hea isa või näed teda pigem kurja ja karmi ning kauge valitsejana või isegi orjapidajana? Me saame Jumalalt kõik vastavalt oma südame usule, mitte vastavalt sellele, mida me igatseme ja soovime ja isegi palvetame. Meie süda määrab meie elu piirangud. Selleks, et astuda uuele tasandile, uskuda enamat, teostada suuremat, saavutada eelnevalt võimatu, tuleb südames pesitsevad piirangud paigast nihutada. Me ei liigu mitte kuhugile muul juhul. Ja heebrealastele 4:2 ja ma loen selle piibli laiendatud tõlkest. 4:2 ütleb, sest meile on küll kuulutatud rõõmusõnumit, Jumala evangeeliumi, sama tõeliselt nagu neile muistsetele iisraellastele, kuid neile jõudis hea sõnum orjusest vabanemisest, aga kuuldud sõnum ei aidanud neid. Miks? Sest see ei olnud ühendatud usuga, kogu isiksuse toetumisega Jumalale absoluutses usalduses ja kindlustundes, tema väe, tema tarkuse ja headuse suhtes, nende poolt, kes seda kuulsid. Väga karm. Ääretult karm. Nad ei saanud kätte Jumala tõotuseid. Mõtle sellele. Muistsetele iisraellastele toodi hea sõnum orjusest ja ahelatest vabanemisest, kuid see sõnum ei aidanud neid, sest nad ei ühendanud seda sõnumit usuga. Nad toetusid ikka oma südamele ja oma südames nägid nad end ikka edasi orjadena. Nad ei osanud näha ennast vabade inimestena. Seega käitusid nad orjadena ja sinna nad ka surid. Suurem osa kristlastest käitub samamoodi orjadena ja mitte poegadena. Me ei mõista seda, kes me tegelikult oleme. Me oleme pojad ja pärijad, kuid mitte orjad ega orvud. Miks me siis käitume edasi orbude ja orjadena? Sest me mineviku haavad dikteerivad meile selle, kes me oleme. Kui meil läheb püha vaimu abiga tagasi sinna, kus me haavatud saime, ega tegele nende haavadega ja nende katkiste hingeosadega, siis ei ole me eales võimelised edasi liikuma. Paljud kristlased istuvad ka vaimsetes vanglates, millest neil endil mitte mingisugust aimu ei ole.
sest meile ei õpetata seda ei koguduses ega piiblikoolis. Ja ometi piibel kõneleb vaimsetest vanglatest ja mitte vähe. Kuid seekord ma sellesse teemasse ei süvene. Kristlaste südamed on katki ja süda on meie uskumuste süsteemi tugipunkt. Me elu ei ole suunatud ei meie igatsuste ega ka meie palvete poolt, vaid meie südame poolt. Jumal on meile nii võimsad ja nii imelised tõotused kinkinud, kuid enamik kristlastest ei ela nendes tõotustes. Jumal on nii võimsa ja imelise kutse igaühe meie elu peale pannud, kuid enamik kristlasi ei ela selles kutses. Ja vaatan, mida ütleb Matteuse 11 ja 12. salm. Ja ma loen jällegi piibli laiendatud tõlkest. Ja ristija Johannese päevist tänapäevani rünnatakse taevariiki vägivaldselt ja vägivaldsed inimesed haaravad selle jõuga. Kallist auhinda, taevase kuningriigi osad taotletakse kõige tulihingelisema innu ja suurima pingutusega. Ma loen selle uuesti. Ja ristija Johannese päevist tänapäevani rünnatakse taevariiki vägivaldselt ja vägivaldsed inimesed haaravad selle jõuga. Ja mida see tähendab, on sulgudes kallihinnalist auhinda. Taevase kuningriigi osad taotletakse kõige tulihingelisema innu ja suurima pingutusega. Mõtle sellele. Mis on see, mida sina tulihingelise innu ja suurima pingutusega taotled? On see raha, et arved makstud saada? On see trenn ja dieet, et kaalus alla võtta? On see unistuste reis? On see inimeste respekt ja austus? Mida sa taotled tulihingelise innu ja suurima pingutusega? Kõik need muud igatsused ja vajadused saaksid rahuldatud, kui sa taotleksid Jumala kuningriiki kõige tulihingelisema innu ja suurima pingutusega, sest vaid vägivaldsed haaravad selle jõuga. Mõtle sellele. Vägivaldsed haaravad selle jõuga. Sa ei ole loodud vinduma, üritades elada püha elu. Sa oled loodud selleks, et vaenlaselt maad võtta ning saada tagasi kõik see, mille hingevaenlane on saanud sinult ja sinu perekonnalt varastada. Ja selleks tuleb alustada oma südamest, mis on täis kõiksugust soppa ja vaenlase valesid. Kui sa vajad abi, et astuda välja oma piirangutest, mis tähendab ka minevikuga silmitsi seismist ning sellega igaveseks hüvasti jätmist, siis olen septembris alustamas uut kursust, kus me tegeleme just nende asjadega. See on 3 kuud kestev kursus. Kogu kursus toimub online'is, sest see tähendab seda, et sa saad osaleda just seal, kus sa oled ja just siis, kui sinule sobib. Ma saadan välja iganädalaselt videod ja õpetused ning samas ei jäta ma sind vaid üksinda õppima, vaid suhtlen iga osalejaga isiklikult ja aitan sind. Praegu registreerides maksab kursus 75 eurot kuus. Sügisest läheb hind tavatasemele, ehk siis 99 eurot kuus. Kui su elu ei muutu nende 3 kuu jooksul, siis maksan ma sulle selle raha tagasi. Kaotada pole mitte midagi, kuid võita on väga palju. Kui oled huvitatud, võta minuga ühendust Messengeri teel või emaili teel eve.juurik@gmail.com. Purustame koos need piirangud, mis hoiavad sind tagasi. Alustan ka teise kursusega, mis on poja seisuse kursus, kus vaatame, mida piibel poja seisuse kohta tegelikult räägib, sest piibel eristab 5 erinevat poja seisuse etappi ning erinevad kirjakohad kõnelevad erinevatest poja seisuse tasanditest.
Eestikeelne ja ingliskeelne piibel ei too välja seda, millist poega mingi kirjakoht kõnetab. Ei ole ka selge, mida isa ootab oma poegadelt erinevates arenguetappides ning millised tõotused ta annab mingil arenguetapil olevale pojale. Sel kursusel räägime ka vaimumaailma seadustest. See kursus on eriti poja identiteedi ülesehitamise kursus ja selle 3-kuuse kursuse hind on praegu enne septembrit vaid 55 € kuus. Kui sa oled huvitatud, võta minuga ühendust emaili teel eve.juurik@gmail.com või siis Messengeri teel. Ole südamest õnnistatud ja tea, et sinu taevane isa armastab sind. Aamen.